mõni ütleb, et naljaga on hea mõte alustada. Kas naljaga mõni oht ka on? Kuidas? Sitt nali ennetas keegi. Okay. Ehk siis kehv nali, inimesed ei saa aru. No see on selline, et teed nalja ja siis ootad reaktsiooni. Ja siis selline piinlik vaikus, ainuke, mis on kostud, see, kus ventilaator teeb lael. Saab siin närvi, et sealt ei tule sellist reaktsiooni, nagu sa oled oodanud. Kas nalja täis veel mõni oht on? Võib solvata kedagi, jah? Tuled siia ja alustad naljaga umbes, mis kõlab nii, eestlane ja sakslane Venemaa Eestis vangis. Neile, kes seda tüüpi nalju ei tea, siis eestlane on nendes anekdootis alati maailma jumal. Sakslane on selline enam-vähem tüüp, aga vaata venelane tead, ei ole kõige teravam pliiats karbis. Ja nüüd sa teed selle nalja ära, kolmandik publikust muheleb, kolmandik publikust kehitab õlgu, et oli mage nali, aga kolmandik publikust on, et čuvak, tu što? Sest neid see nali ilmselgelt solvab. On terve hulk inimesi, või terve hulk asju, mille kulul ei tasu nalja visata, rahvus ja rass ja välimus ja kõik need asjad. Öelge ametigi, et siin saalis on alati üks inimene, kes ei tohiks sinu nalja peale solvuda. Kes see inimene on? Kuidas? Sina ise, jah. Nii et tule siia ette, kui sa tahad nalja teha. Mitu nalja ma teile täna rääkinud olen? Mitte ühtegi, jah, ma vist naerata siis. Ja siit järgmine soovitus. Ära mitte kunagi oma kuulajatele ütle, et ma räägin ühe nalja või ma räägin ühe naljaka loo. Kui sina ütled, et ma räägin ühe naljaka loo, siis milline on ootus tee peas? Et peab nalja saama, eks ju. Ja siis sa räägid pika lohiseva loo, mis ei ole naljakas ja siis on kuulajatel piinlik ja sul on piinlik. Ütle kuulajatele, ma räägin teile ühe loo ja nüüd, kui sealt tuleb reaktsioon, mida sa oled oodanud, inimesed naeravad, siis on kõik korras. Kui nad ei naera, siis on lihtsalt õpetlik lugu. Ära ütle oma kuulajatele, et ma räägin teile ühe nalja.